Takso on aitanud ikkagi elus nii-öelda alati hinge sees hoida. Olid need ajad, missugused siis olid ja ega siis põhitöö ikka öösiti, jah. Erik Rosenthal on väga rikkaliku kogemuste pagasiga sohver, kes alustas tööd Tartu taksopargis 1983. aastal. Ta riigitakso peal ka sõitsid seal 78, 82, 84 kopikat oli see linna tavaline taks, eks ole. No rubla ikka visati, eks ole. Ja siis kopikatest korjasid seda need said, eks ole. No, kui sul rubla antakse 82 kopikat oli 7-16 kopikat niimoodi, aga päevas oli niimoodi, et ega sõit oli tugevalt. Vahetus oli 12 tundi ja kui tund lõunat sisse arvestada, 13 tundi võisid sa liinil olla. Ja sellega sa praktiliselt sõitsid ikka 300 kilti maha. Töö oli taga. Ja oli ju näha, rahvas ju ootas taksot. Peatused olid ikka rahvast täis. 80ndate teises pooles lubati turule ka erataksod. Siis hakkas mees sõitma isikliku Žiguli 21011-ga. Taksojuhi ametiga on alati kaasas käinud teatud ohud ja sellest keerulisest perioodist, mil inimestel ajad rasked ning igasugu kantpead hakkasid aktiivselt tegutsema, on Eerikul meelde jäänud üks kõhedaks teinud seik. Ja see oli öine aeg Tartu bussijaamast. Tulevad sõna otseses mõttes 2 tugevat venda pufaikat seljas ja siilisoengud ja pead märjad ja kummagil kilekott näpu otsas. Mürts oleks, vaata tavainimene, üks istub alati ette nagu kõrvale, aga nemad plärtsti mõlemad taha ja tahtsid sõita siis sinna Kallaste poole välja kiriku juurest sinna mööda ja kuskile mingisugune puidutöökoda. No mina juba keeran peegli kurat viltu ära, vaatan seda peeglisse, mis taga toimuma hakkab. No üks mees nagu väsis ruttu ära, tollel läks pea kuklasse ja jäi magama, teine nagu üritas midagi veel rääkida, aga too jäi ka lõpuks suiku ära ja lõpus hakkasin kohale jõudma, siis hakkasin häälitsema, et kuulge vennad, kus te tahate nüüd siit edasi minna, et me oleme juba peaaegu kohal juttude järgi. No oligi, aga selline kõhe tunne oli ikka sees kogu aeg, et sul on ikka 2 sellist kuradi kappi taga ja välimus ei ole ka selline nagu õige inimese oma. Aga ei, vennad olid väga toredad. Kihtim oli see, et läksid ilusti mõlemad välja. Nad ei küsinud ka, palju läheb sõiduks. Pappi. See löödi käsi sinna kilekotti sisse, 2 korda tõsteti pihuga neid rublasid sulle sinna armatuuri, mitte armatuuri peale, vaid lausa põrandale, et siit peaks sulle jaguma. Jagus ka. Kes teab, mis hämaraid tegusid mehed tegemas käisid, ka kotitäis rublasid olid olnud läbimärjad. Ehk tunneb keegi end ära ja teab kaasa rääkida. Viina visati korralikult ja oma oluline roll oli selle tegevuse juures kanda ka taksojuhtidel. Taksoviina mõiste võib tänapäeva põlvkonnale täitsa võõrana kõlada, kuid omal ajal oli see iseenesest mõistetav teenus. Kui poes maksis viinapudel 5 rutsi ja 30 kopikat ja seda müüdi takso peal 10 rubla eest. Ja seda läks ja eriti ütleme, kas olid siis mingid pühad, jaanipäevad, sügisesed kartuli võtmised, siis maakonnast tuldi, peatati taksot niimoodi. See eeldas seda, et küsiti viina ju. Aga me olime allkirja andnud, et tegelikult ei tohtinud viina kaasas kanda. Aga sellegipoolest enamus ikkagi kandis. No nüüd võib seda juba rääkida, aeg on nii palju juba möödas. Suurematel pühadel võis lausa terve kast viina kaubaks minna. Üldrahvalikult oli teada, et taksoviina järele minnes on kõige kindlam takso peatuses juhtidega juttu teha. Teenust kasutasid kõik. Ka need, kellest moodsa aja mõistes seda oodatagi ei oskaks. Miilits aeg. Miilits tuli ise ka taksopargi väravasse. Viina järgi. Aga miilits, ta pidi sõber olema. Enamus taksojuhte tundsid miilitsad enamus taksojuhte ka tundis. Temale andsid siis põhimõtteliselt nagu selle õige raha eest. Aga tema ei võtnud 1-2, tema tahtis 3-4 tükki korraga vahest saada. Seda hea küll on, saad, võtad 4 tükki ära.
90ndate tulekuga muutus Eestis kõik. Pilt läks justkui värviliseks. Kelle jaoks tähendas see välismaa autot, murukakao asendumist magusa kakaojoogiga või lõppematut rida Soome longerot. Kogenud Tartu taksojuht Erik Rosenthal jätkab meenutuste rajal uuel kümnendil. Küll võis veel mõnda aega näha siin-seal taksodena liikumas Volgasid, aga kes siis enam tahtis loksuda Vene masinaga, kui sai ka Mersu või Audiga. Erik tegi taksondusest pausi ning tuli tagasi 90ndate lõpus. Mina olen näinud seda, et ikkagi, mina tea, see taksoklientuuril on ikkagi raha olnud. Siis tulid ju tudengid hakkasid õppelaenu saama ja seda sõitmist ja tellimist oli küll ja küll. Esialgu rentis mees sõbralt väikebussi, kuid nähes, et äri läheb hoogsalt ülesmäge, otsustas oma auto kasuks. Et kaua nüüd sõbraga nüüd sõita renti, eks ole, et kui sul ikka sissetulek on nii palju korralik, et sa pesed bussi ära, tankid ära, jääb endale ka raha, eks ole. Aga sissetulek oli näha, et mõttekam on endale võtta auto. Loomulikult pidi selleks saama legendaarne V124 kerega Mersu. Käisin terve vabariigi läbi, otsisin, mul oli vaja automaatkastiga, valget värvi, kas 2 või 2,5 liitrine. Sain 2 liitrise ja käisin terve vabariigi, sõitsin läbi ja tulen Tartu Jaama tänava siia autoaeda ja vaatab mulle otsa autole. Ja sealt pidin ka põlga juurde võtma, et seda Mersut endale soetada. Ja aga selle ma maksin ka poole aastaga praktiliselt kinni ära. Tol korral oli ta vist 97 000 krooni. Ja lõime käed ja nädala pärast tegime tehingu ära ja hakkasin tollega sõitma. Tollega ma sõitsin ka hulka aastaid. Erinevad ärid lükati käima ja see pani rahad liikuma. Pubid ja klubid tähendasid teenistust ka sohvritele. Sajandivahetuse periood oligi üks laristamise kuldaegu. Seda räägivad nii klubipidajad kui ka taksojuhid. Liikuvust oli, seda kõik oli ikkagi kinni rahas. Kellel raha liikuma sai, nii said taksod ka liikuma. Vahest jäigi niuke mulje, et kas üldse raha ei loeta. Linn oli melu täis. Mitte, et see oleks nüüd hea näitaja, kuid pea igas rajoonis oli ka oma lõbumaja, mis meelitas kundesid ja tagas taksojuhtidele hea teenistuse. Iga kliendi pealt maksti juhile 100–150 krooni lisatasu. Pordumajade tihedateks külalisteks olid põhjanaabrid. See oli jälle nagu soomlaste buss sisse tuli. Eks ole, mingid hotellid olid juba neil broneeritud ja sinna olid taksotellimised. Ja oligi, sinna läksid, põder tuli peale kohe, tütad alla palun. Ja muidugi, ta sõitis need kohad läbi, hakkas ta siis valima, kuskilt ikkagi midagi lõpuks leidis. Uue ajaga kaasnes vägivalla kuritegude plahvatuslik kasv ning taksojuhi amet muutus kaunis ohtlikuks. Inimelu hind oli kohati naeruväärne ning taksojuhte tapeti olematu peenraha pärast. Jah, nimesid ei hakka isegi nimetama, siin 09-ga vana taksoaegne mees oli ja see 09 sõitis nende pättidega veel minu jaoks 2 ööd päeva ringi, kui lõpuks avastati ikkagi, et taksojuht oli juba siis ära tapetud muidugi. Kas ta siis oli, ei julge nüüd väita, kas ta oli tal pagasnikus või oli kuskil ära pantud igastes, aga igastest jah, need saadi ka kätte ikkagi, nii et jah, selliseid juhtumeid on ikkagi olnud, sest et enamus on ikkagi nagu, ütleme siis Tallinnas, Harjumaal olnud, et Tartus on olnud, aga ma saa öelda vähe, üks on ka juba palju. Eerikul on selles osas läinud õnneks. Küll on hilisemal perioodil tulnud ette üks veidravõitu kaaperdamise seik. Raepeatusest ma olin seal kuskil tagapoolses otsas. Eest võib ütelda kuskil, 7-8 auto. Ja eluvend kõnnib ja patseerib ja plärtsti. Istus mulle ette ilusti. Kõrvale. Nii. Ütleb, et sõita tahad. Ma ütlesin, et siin me selleks oleme, et valik on sinu. Okei, kus me sõidame? Sõidame Rimisse. Nii, ja nii kui ma vahelt välja keerasin, enne kaubamaja vend tõstab püstoli välja ja jala püsti. Ja püstoli toru minu peale. Ma ütlesin, ega koolitused, õpetused on ju kõik olemas, iga 5 aastada käisime siis nagu täiendkursustel. Pidid ju oskama sellisega ka hakkama saada. Aga selge see, et esimese matsuga ehmatas ära.
küll sa tahtsid ikka seda toru otsa vaadata, et ega ta sul mingisugune kuradi mänguasi ei ole või on ta siis see õige kuradi Valter või midagi taolist, eks ole. Tema ütleb, ei, sõida ja hoiabki seda püstolit minu pihtas kogu aeg. Ma ütlesin, kurat, sul on ilus relv raisk, et oota, näita mulle ka. Midagi ma ei näita, sina sõida. Ja sõitsime siis ilusti ära, ma ütlesin, kuule, pistmikud tulevad, rahvas ju näeb, et sul on ju püstol nii kõrgel, et kõik näevad ka ju, eks ole, et sul on väga korralik asi. Et mina ei tea ju, kui suure kaliibriga ta sul on, eks ole, aga sellega võib sul nüüd pahandus tekkida. Sõida, ei tule siin mingit pahandust. No muidugi sõitsin siis ilusti sinna Rimi parklasse ära. Vaatas oma kotti pidi, natuke kilekott oli seal oli tal siis raha, mingisugune poolik viinapudel, paar õllepurki oli. Niimoodi, siis ta läks autost välja, et oota mind. Siis ta pani parasjagu põue selle püstoli. Ja kõndiski Rimisse sisse. Ja minul jäi mõte, et mida ma nüüd teen, kas helistan politseile või ei helista. Aga selline vähmane vend ka ise mõtlesin, et turvad juba võib-olla näevad teda, et ta võetakse maa. Eks ole, muidugi ta raha ei maksnud, mitte midagi ei maksnud, ma käin poes ära. Kõik see hetk võis olla mingi 5-6 minutit. Välja ta ei tulnud. Minul oli ka siis nagu mõte, et ma vaatan, mis seal kotis tal siis on, siis vaatasingi, et poolik viinapudel oli, paar purki oli õlut, eks ole, ja oli siis lahtist raha oli seal, mingisugune alla 20 euro, aga see oli kõik peenikene pudi. Siis mina vaatasin veel kahel peal ringi, et ei tule, mis sa sellise lolliga teed. Mina olin käigu sisse, sõitsin tulema. Ja sinna ta jäigi? Sinna ta jäigi. Mõne aja möödudes soetas mees kurvasilmse mersu ja vanema auto andis sõbrale töö tegemiseks. Seejärel õnnestus veel värskem hall unelm hankida, millega tehti ka pulmasõite. Lõbujanus inimesed täitsid öise linna, klubid olid puupüsti täis. Ärikad olid edust elu laineharjal ning jõukust ei peljatud ka välja näidata. Alati kui tahad juba lõpetama hakata hommikul seal 4-5 vaiku, taitab öö on ära, et ära kodu minna. Oli ka niimoodi, et olid arvata võis, et metsaärikad. See oli ka niimoodi, et 2,5 tunniga 3500 krooni. Ainult maksti. Iga kõrtsi ukse ette nii ligidale, kui saad, ainult maksti. No need olid siis veidi vindised elumehed. Täiega viitised eluvennad. Ja ikka kõvad eluvennad. Topelttelefonid, 500 pakid panti mulle, armatuur ütles, et kõigepealt teeme nüüd niimoodi, et sina paned oma auto Atlantise parklasse ja minu Mersu džiibiga sõidame. 2,5 tundi sõitsin ja see oli siis 3,5 tonni kroonirahas. Et seda raha pilluti küll. Ja kuigi räägitakse rasketest aastatest, oli inimeste elujanu oma muretuses kõvasti teisel tasemel. Stressi ja muret oli ka, kuid nüüd tagantjärele vaadates võib jääda mulje, ehk küll petlik, et seda elati ka omal moel paremini välja. Eerikule on pikad aastad Tartu taksonduses toonud igal juhul mäletamist väärt seikluseid ja võimalust olla elu ja ühiskonna muutuste epitsentris. Mul sai eelmine aasta nüüd taksondust 40 aastat. Lõpetasin ära. Mul viiena ma küll, viie mul on käib veel edasi, aga sõite ma teinud ei ole. Sest et põhitöökoht on olemas ja ei rabele enam.